90ndate alguses, kui ma olin väike poiss, imetlesin ma kodumaale saabunud lääne autosid nagu Passat, Golf, Sierra ja isegi E-klass. Muide, see viimane oli tol ajal see kõigem. Sellega sõitsid rikkad ärimehed ja väidetavalt isegi allilma tegelased. Peagi sai E-klassist kodumaal taksonduse ikoon ja absoluutselt igal pool vurasid just E-klassid. Tänasel päeval enam E-klass ei olegi taksonduse ikoon, aga see ei tähenda sugugi seda, et E oleks kaotanud kuidagi oma võlu. Vastupidi, tootja ütleb, et tegemist on oma klassi kõige tehnilisema autoga. Viimasel ajal on tekkinud tunne, et Mercedese disaineritel on ideed otsa saanud ja kui me vaatame seda 10. põlvkonna E-klassi välisilmet, siis jääb selline tunne, et oleks kopeeritud justkui C- ja S-klassi välisdisain. Aga olenemata sellest on see tegelikult 10 aasta pärast ka väga elegantne. Eriti uhked ollakse multibeam LED esitulede üle, tegemist on teise põlvkonna tuledega ja 24 LED asemel on siin 84 LED ja tänu nendele tagatakse väga valge sõit öösel ja ausalt öeldes on see kaugtulede ümberlülitus päris äge visuaalshow. Nagu ikka toob iga mudeli uuendus kaasa endaga kerepikenduse, ehk siis nüüd on kere 43 mm pikem ja telgede vahe 65 mm pikem ja sellest tunneb kõige rohkem rõõmu just tagaistujad. Lisaks sellele on autoga kuni 70 kilogrammi kergem. Hetkel on mootorite valik üsna kesine, samuti ka veoskeemi lahendus. Pakutakse E200 ehk siis 2-liitrine rida 4 bensiinimootor, mis arendab 135 kilovatti. Edasi tuleb E220D ehk siis 2,1-liitrine diiselmootor on pensionile saadetud ja selle asemel on see täiesti uus 2-liitrine rida 4 diiselmootor, mis arendab 143 kilovatti. Ja praeguse hetke valiku lõpus on E350D ehk siis 3-liitrine V6, mis arendab 190 kilovatti. Ja kõikidele mudelitele pakutakse ühte 9-käigulist klassikalist automaati ja praegusel hetkel saab ka ainult tagarattaveolisena. Tulevikus lisanduvad hübriidid, 4-rattaveolised ja ka AMG mudelid. Võrreldes eelmise mudeliga on pagasiruumi mahukus täpselt sama, 540 liitrit, aga sellest on küll ja rohkemgi veel. Lisavarustuses saab ka seljatugede allaklappimist ja seda suhtes 40-20-40. E-tagaistmel on kogu aeg olnud mugav ja ruumikas, lihtsalt iga mudeliga muutub see veel mugavamaks ja ka ruumikamaks. Selle auto kõige suuremaks miinuseks saaks pidada seda, et see kardaani tunnel on nii suur, et kolmekesti on siin natukene ebamugav istuda ja kui esimesed istmed on põrandaligi lastud, ei mahu varbad enam nende alla. Avantgarde paketiga saab väga toekad istmed, nüüd on palju rohkem külgtuge ja eestpatja saab ka edasi-tagasi nihutada, et siis jalad oleks piisavalt hästi toetatud. Lisaks saab ka istmeid mõnusalt maad ligi lasta ja see tekitab väga hea sõidutunde. Kui auto tuvastab avarii ohtliku olukorra, hakkab ta selleks ette valmistama. Kõigepealt kõlaritest hakatakse salongi laskma spetsiaalset heli ja see pidavat siis leevendama kõrvade kahjustusi. Teine asi on see, et külgkokkupõrkel auto valmistub niimoodi ette. Kõigepealt pumbatakse siia külgmistesse tugedesse õhku sisse ja tänu sellele on inimesed sellest postist natukene eemal ja teiseks on nad ka siin istmes justkui kinni liimitud. Ja tagaistujatele pakutakse siis airbagiga turvavöid sarnaselt Fordile. Armatuurlaud on saanud täiesti uue välimuse ja see on sulam C- ja S-klassist. Lisavarustuses saab siia 2 12,3 tollist ekraani ja see muudab selle ilme paremaks, sellepärast et praegu siin on üpris inetu selline klavermust liist ja see töötab kohati lausa peeglina. Ja enamus asjad ongi sellel autol lisavarustuses. Kõik sellised ägedad asjad isegi, mis IT-vendadele meeldiks. Näiteks suudab see auto peaaegu autonoomselt sõita. Selleks on vaja ainult distantsi jälgivad püsikiiruse hoidjat ja rajaabilist. Ja muide, need töötavad niimoodi, et nad ei pea isegi lugema ühtegi teekatte märgistust. Ja isegi suuna näitamisel suudab see auto rida vahetada, aga seda siis, kui rida on tühi.
Ja mis on veel äge asi, on see, et sellele autole on lisatud meeleoluvalgustus ja värvivalikus on tervelt 64 erinevat värvi. Lisaks on üks äge asi veel, see võti on saanud täiesti uue disaini ja nüüd inimesed, kes arvavad, et nende auto võiks ärandada Läti autovargad, siis nende jaoks on ka ilusti rohi olemas. Tuleb vajutada seda lukustusnuppu ja siis 2 korda veel ja see lülitab välja siis keyless go lahenduse ja selline võti muutub siis tavaliseks signapuldiks. Ja käivitamiseks on vaja see pista siia oma pessa. Ja kui te seda võtit ei taha kaasas kanda, on võimalik ühildada see äpiga. Ja äpi puhul saate ka seda autot parkida sarnaselt 7. seeria BMW-le. Viimasel ajal on ka esile toodud E-klassi roolinupud. Need on puutetundlikud, sarnased nagu teie nutitelefonil. Ja seepoolne, ehk siis parempoolne äär, on selle jaoks, et te saaksite seda keskmist ekraani kamandada. Ja seepool on selle jaoks, et saaksite siin näidikute ekraani kamandada. E-ga sõitmine oleks nagu pehme sofaga veeremine. Isegi standardvedrustusega on auto pehme ja eriti veel siis, kui on 16-tollised rattad all, sellepärast et nendele on tõmmatud ümber sellised suured maastikurattad. Isegi sellel autol, kus on 17-tollised väljad all, on rehvi profiil ikkagi ääretult kõrge. Ja see on ühes mõttes hea, sellepärast et auklikul teel on see pehme, aga kui te lähete ikkagi kurvilisele teele ja tahate nautida E-klassi poolt pakutavat sõidumõnu, siis paraku need rehvid jäävad ikkagi vedelaks ja auto hakkab ujuma. Selles mõttes on hea, et selliste sõidunaudingut saab ikkagi muuta. Kõigepealt on valikus kokku 4 erinevat vedrustust. Standardvedrustus, 15 mm madalam vedrustus, sportvedrustus ja õhkvedrustus. Ja siis on terve hunnik erinevaid velgesid 16-tollist kuni 20-tollini välja. Ja võib-olla veelelahendus olekski kõige lihtsam viis saada autole natukene konkreetsust juurde. Mis puudutab nüüd seda uut 2-liitrist diiselmootorit, siis see on küll väga hästi välja kukkunud. Esiteks on see vaikne ja tunduvalt vibratsioonivabam kui eelmine. Ka sooritusvõime on üpris hea. Võiks isegi võrrelda eelmise põlvkonna algusaastate 3-liitrise 150 kW diiselmootoriga, sest 0-100 kiirendus on 7,3 sekundit ja kütusekulu tehase andmetel 4,3 kuni 3,9 ja mina sain 5 liitrit 100, mis on iseenesest väga hea näitaja. See 9-käiguline automaatkast töötab väga hästi ka selle mootoriga, ei saa arugi, millal ta käike vahetab. Sport Plus asendis on muidugi sellised meeldivad jõngsatused ja käiguvahetused on ka kiired. Ja mis puudutab selle auto ülekannet, siis meie maanteekiirustel ei lülitata isegi 9. käiku sisse ja pöörded on pidevalt siin natukene alla 1500 pöörde. E-klassi baashind on alati olnud üsna krõbe. See algab 43 700 eurost, aga korralik E-klass jääb ikkagi sinna 60 kanti. Aga kokkuvõtvalt on E-klass endiselt väga mugav ja uued ja uhked elektroonilised abilised on teinud selle sõidu veel mugavamaks ja ohutumaks.